Aitäh! Tartu on ainus linn, kus on lubatud, et üritus algab 15 minutit peale välja kuulutatud aega. Tore on olla siin. Miks me tulime siia? Miks tulevad inimesed meie üritustele? Miks te tulite tõrvikutega Raekoja platsile ja miks te tulite siia saali? Vastus on väga lihtne. Me kõik armastame Eestit. Me hoolime oma kodumaast. Meile läheb korda oma rahva käekäik. Me tahame, et eesti keel ja meel jätkuks. Kahjuks on meie kallis kodumaa väga hapus seisus. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige kõrgem inflatsioon. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige suurem ostujõu langus. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige suurem tööstustoodangu langus. Me oleme riik, kus on kasvanud kõige kiiremini nende inimeste hulk, kes vajavad toimetulekutoetust. Me oleme riik, kus on Euroopa kõige rängem majanduslangus. Ja me oleme riik, kus on Euroopa kõige suurem immigratsioon. Samal ajal oleme me riik, kus sündis eelmisel aastal kõigi aegade kõige vähem lapsi. Me oleme riik, mida ähvardab sõda. Me oleme riik, kus prokuratuur ja julgeolekuasutused võivad kukutada konservatiivse valitsuse, et ära hoida rahvahääletus perekonna kaitseks. Esimene rahvahääletus 18 aasta jooksul ning asendada see valitsus liberaalse režiimiga. Seesama prokuratuur ja need samad uurimisasutused ei algata mitte midagi, aga omade suhtes. Ei Keit Pentus-Rosimannuse lähetamise suhtes kontrollikotta. Ei Liina Kersna läbinähtavalt korruptiivse testihanke kohta. Ei Indrek Tarandi kohta, kes jääb kaamerate ees vahele kriminaalse joobega. Ei Marko Mihkelsoni kohta, kes pildistab rõvedaid pilte alaealistest. Sinna prokuratuur ei sekku. Omasid ei hammustata. Me oleme riik, kus ennast liberaalseks nimetav valitsus ja liberaalideks nimetavad erakonnad saadavad rahumeelsetele meeleavaldajatele kallale koerad ja teleskoopnuiadega varustatud eriüksuslased. Me oleme riik, mis saadab 8 eriüksuslastega varustatud bussi sulgema MEM-cafeed, kuna seal ei küsita koroonapassi. Ja seesama riik saadab dialoogipolitsei pronkssõduri juurde, Narva tanki juurde. Me oleme riik, kus Kaitseväe juhataja vallandab sadu ohvitsere, kes on aastakümneid töötanud oma riigi heaks lihtsalt sellepärast, et nad ei lase ennast süstida. Kus seesama Kaitseväe juhataja kingib ära kõik meie kahurid, haubitsad kui täpne olla, koos laskemoonaga ja kuulutab korduvalt ja korduvalt, et temal õhutõrjet küll vaja ei ole. Selle eest saab seesama Kaitseväe juhataja presidendilt kindrali aukraadi. Presidendilt, kes samal ajal seletab, et Eesti ongi juba sõjas. Head sõbrad, nii jätkates Eesti hävineb. Ja mitte kusagil umbmäärases tulevikus, mitte põlvede pärast. Eesti hävineb meie silme all. Eesti võetakse ära meilt meie jalge alt. See on meie ülesanne päästa Eesti. Meie kõigi ülesanne. Me peame Eesti päästma vaesusest. Me peame Eesti päästma sõjast.
Me peame Eesti päästma korruptsioonist. Me peame Eesti päästma liberaalsest diktatuurist. Me peame Eesti päästma venestamisest. EKRE on ainus erakond Eestis, kes tahab, kes suudab, kes julgeb meie riiki päästa. Me oleme ainus erakond Eestis, kellel on tegelikult lahendused kõigile neile ränkadele probleemidele. Me oleme ainus erakond, kes eristub ja me ei häbene seda. Meie teame, kuidas panna kasvama uuesti pensionid ja palgad. Meie teame, et kui me teeme õigeid asju õigel viisil, siis läheb elu paremaks ja homne on parem kui eilne. Kui teie annate meile mandaadi, siis me teeme selle kohe ära valitsusse saades. Me langetame diisli, bensiini, gaasi aktsiisi, et need kütused läheksid odavamaks. Me langetame käibemaksu toidule ja ravimitele, et need oleks soodsamad. Me võtame elektrist välja CO2 komponendi, et elekter muutuks odavamaks. Me võtame elektri hinnast välja keskkonnatasud, et ta muutuks odavamaks. Me lõpetame ära Eesti Energia pöörase kasumi koorimise Eesti inimeste ja Eesti ettevõtete arvelt. Kui me seda teeme, siis ongi elekter jälle 3 senti kilovatti, nii nagu ta oli, kui EKRE oli valitsuses. Nii nagu ta oli, kui meie saime asju otsustada. Ja ärge tulge rääkima, et see ei ole võimalik, sest see oli 2-3 aastat tagasi ja selle hinnagagi teenis Eesti Energia veel kasumit. Me oleme ainus erakond, kes saab seda lubada, sest me ütleme selge, resoluutse, kategoorilise ei hullumeelsele poliitikale nimega rohepööre. Rohepööre ei ole mitte midagi muud kui suurejooneline rikkuse ümberjagamise protsess, kus võetakse meilt kõigilt nii palju kui saab ja antakse vähestele juba niigi rikastele. Kategooriline ei rohepöördele. Aga me teame ka, et viimased 2 aastat on olnud nii pöörane inflatsioon, et ei piisa lihtsalt sellest, et mõned hinnad suudame tagasi viia madalaks. Me peame kompenseerima inimeste ostujõu langust. Kui meie saame võimule, siis me tõstame koheselt miinimumpalga 60% keskmisest, mis tähendab tänase päeva seisuga 1050 eurot kuus. Me tõstame 4 aasta jooksul pensioni 1200 euroni ja me maksame inflatsiooni kompenseerimiseks alla keskmist pensionit saavatele pensionäridele välja lisapensioni ehk 13. pensioni. Meie ülesanne on päästa Eesti ka sõjast. Me kõik saame aru, kui keeruline ja ohtlik on julgeolekuolukord maailmas. Me kõik saame aru, et kui meid rünnatakse, me peame ennast kaitsma. Aga tänane valitsus ei tee tööd selle nimel, et seda rünnakut ei tuleks, vaid pigem vastupidi. Innuga räägib sellest, kuidas me kohe-kohe lähme sõtta. See on vale. Iga poliitiku ülesanne, iga valitsuse ülesanne on hoida riik sõtta sattumast. Kuidas me seda teeme? Nõrkus provotseerib rünnakut. Me peame ennast relvastama ja palju kiiremini, kui tänased plaanid ette näevad. Me peame kiiremas korras asemele saama need relvad, mis me oleme ära andnud. Me peame kiiremas korras hankima endale õhutõrje, mida veel aasta tagasi ei tahtnud ei Kaitseväe juhataja ega Reformierakonna kaitseminister. Me peame tugevdama nii oma sõjaaja armeed kui oma rahuaja armeed. Me peame rohkem panustama sisejulgeolekusse. Mäletate, kui Mart Helme oli siseminister ja hakkas tegema sisekaitsereservi, kuidas liberaalid huilgasid, Mart tahab teha eraarmeed ja lõpetasid selle projekti ära kohe, kui nad võimule said.
Tänasel päeval on Eestisse tulnud üle 100 000 võõra, kelle tausta meil ei ole mingisugust kontrolli tehtud. Nende hulgas on tuhandeid Vene eriteenistustega seotud inimesi. Aga sisekaitsereservi meil ei ole. Me peame vähem plärtsuma ja poose võtma ja rohkem tegutsema. Selle hulka kuulub ka sõjaväestatud piirivalve taastamine. Ja lisaks sellele peame me lõpetama ära selle, mis toimub praegu Nursipalus. See, mismoodi Reformierakond vastandab kõige patriootlikumad Eesti inimesed Eesti riigikaitsega, on rahvavaenulik ja Eesti riigikaitset nõrgestav. Sellisel viisil seda protsessi edasi viia ei saa ja ma annan teile lubaduse, et kui meie oleme valitsuses, nii edasi ei lähe ka. Me peame päästma oma rahvusriigi. Eesti rahvusriik on kuristiku serval. Eelmisel aastal sündis Eestis 11 500 last. See on 100 aasta kõige väiksem arv. Isegi esimese ja teise maailmasõja ajal ei sündinud Eestis nii vähe lapsi. Samal ajal saabus Eestisse eelmisel aastal üle 100 000 immigrandi. 10 korda rohkem. See, mis praegu toimub, on rahvastiku asendamine. Nende 100 000 immigrandi hulgas on tuhandeid vaenulikke inimesi Eestile. Nad on võõrkeelsed. Nad on võõra kultuuriruumiga. Me oleme Tartu linna jagu slaavlasi saanud 1 aastaga Eestisse. Nii suurt hulka immigrante pole Eestisse mitte kunagi tulnud. Ei Põhjasõja järel, ei Liivisõja järel, ei esimese maailmasõja eel ega teise maailmasõja järel. Nii suurt hulka immigrante ei ole Eestisse mitte kunagi tulnud. Meid vahetatakse oma kodumaal välja. Ma ütlen, aitab, me ei luba seda teha, me ei lase oma kodumaad ära võtta. Meie ei ole nõus muutuma kodumaata rahvaks. Rahvusriigi päästmiseks on vaja mitut asja. On vaja korralikku perepoliitikat ja on vaja korralikku migratsioonipoliitikat. Meie erakond teab, kuidas panna Eesti peredes rohkem lapsi sündima. Selle jaoks tuleb suurendada peretoetusi. Mitte ainult suurperedele, aga ka 1-2 lastelistele peredele. Selle jaoks on vaja vähendada või hoopis ära kaotada lasteaia kohatasu. Selle jaoks tuleb laste kasvatamise staaž siduda pensioniga, sest vaadake, see on puhas õigluse küsimus. Iga naine, kes jääb tööturult kõrvale, sellepärast, et ta kasvatab kodus lapsi, saab selle aja eest väiksemat pensionit. Naised, kes kasvatavad lapsi, kes maksavad tulevikus meie kõigi pensionit, saavad karistatud väiksema pensioniga. See ei ole õiglane ega aus. Aga me teame, et kõige olulisem takistus noortel pere loomiseks on oma kodupuudus. Meie lubame, et kui me saame võimule, loome me laenuinstrumendi, mis võimaldab noortel peredel osta oma kodu. Ja selle oma kodu laenust lubame me kustutada veerandi iga lapse sünniga. Jah, ma tean, loomulikult peavad siin olema reeglid ja laed peal. Igaüks ei saa endale osta kõige kallimat kinnisvara, mis ta tahab, aga põhimõte on selge. Noored saavad riigi poolt soodsa laenu oma kodu ostmiseks ja kui neil on palju lapsi, siis seda laenu kustutatakse. Lisaks sellele on meil plaanis teha tulumaksusoodustus nendele, kes kasvatavad kodus lapsi. Iga lapse pealt, mis sul on, saad veerandi võrra väiksema tulumaksu. See müüt, mida levitavad vasakpoolsed, et lastega pered on mingid paadialused, kes ainult sellepärast lapsi saavad, et riigilt toetusi noolida, on tülgastav. Absoluutne enamus Eesti peresid hoiavad ja armastavad üksteist, hoiavad ja armastavad oma lapsi ja käivad tööl, et neid lapsi kasvatada. Neid peresid tuleb toetada soodsama tulumaksu määraga. Kõik te teate, et meie erakond on range immigratsioonipoliitika pooldaja.
Seda rangust on tänasel päeval vaja rohkem kui kunagi varem. Meie plaan on kehtestada uuesti ranged sisserännupiirangud, nii nagu oli kunagi plaanitud. 0,1% püsirahvastikust ja mitte rohkem. Meie plaan on võimaldada kõiki sotsiaaltoetusi ainult inimestele, kes on Eestis olnud juba pikalt. Mitte igale ühele, kes siia satub ja kohe leti tagant raha läheb küsima. Meie plaan on hoolitseda selle eest, et Eesti oleks üleni eestikeelne riik. See tähendab nii teeninduses, ametiasutustes kui igal pool. See tähendab eesti keelt nii lasteaedades, põhikoolis, keskkoolis kui gümnaasiumis. Siis on meil eesti keel ja meel, mis kestab. Ja meie plaan on seista traditsioonilise abielu eest, sest see on ainus koht, kust tulevad lapsed. Muide, kas te teate, kui mitu sõna on Reformierakonna programmis perepoliitikast? Täpselt nii palju. Selle eest jagavad nad kondoome, millele on kirjutatud peale keskmaa beebitõrje. Nende plaan on väga selge. Nemad eestlasi ei taha siia. Nendel on teised, kes tulevad siia teiselt poolt piiri. Hea rahvas, meie ülesanne on päästa ka Eesti õigusriik. Meie erakond on ainus erakond Eestis, kes on jätkuvalt truu põhiseadusele. Me oleme erakond, kes selgelt ja valjult deklareerib. Eesti põhiseadus on kõrgem kui ükskõik milline direktiiv. Kõik seadused Eestis peavad alluma põhiseadusele. Me oleme ainus erakond, kes juba eelmistel valimistel rääkis ja kes sel valimistel korral jälle räägib, et me peame kehtestama tsiviilkontrolli julgeolekuasutuste üle. Ma olen süvariiki näinud, teda tuleb kontrollida. See, mismoodi praegu laamendavad julgeolekuasutused ja jõustruktuurid, on oht meie kõigi vabadustele. Me tagame selle, et prokuratuuri, kapo, välisluure üle hakkab toimuma tegelik, sisuline, range parlamentaarne järelevalve. Me oleme ainus erakond, kes tahab, et Eesti päriselt oleks õiglane, nii nagu ütleb põhiseadus. Tänasel päeval enamik Eesti inimesi õiglust ei saa, sest kohtus käimine on nii kallis, et see on ainult rikaste lõbu. Meie ütleme, õiguskaitse peab olema kättesaadav igaühele. Me oleme ka aastaid rääkinud sellest, et Eesti lapsi tuleb rohkem kaitsta. Pedofiilidele tuleb teha karmimad karistused ja kehtestada nulltolerants. Päästame Eesti lapsed. Me peame lõpetama ka lakkamatu salastamise, mis meie riigi ametites toimub. 75 aastat saladuse templit Liina Kersna hankele. Andke andeks, see ei ole normaalne riik. Lõpetame salastuse kõikvõimalike dokumentidega. Päriselt demokraatlik riik on selline, kus kodanikud teavad, mida nende ametnikud teevad. Head sõbrad, me peame midagi veel päästma ja see on Eesti demokraatia. Eesti demokraatia saab toimida ainult juhul, kui Eestit päriselt valitsevad Eesti valijad. Me oleme erakond, kes selgelt deklareerib kategooriline ei Euroopa Liidu föderaliseerumisele. Me astusime rahvusriikide liitu ja me ei ole nõus, et see muutub millekski muuks. Me kaitseme Eesti suveräänsust Euroopa Liidus. Me kaitseme ka sõnavabadust. Liberaalsed erakonnad on meile aastaid üritanud sokutada tsensuuriseadust, nimetades seda kord vihakõneseaduseks, kord vaenukõneseaduseks. Ei, see on tsensuur. See on ideoloogiline tsensuur, mida tahetakse kehtestada
kõikidele rahvuslastele, kõikidele konservatiividele, aga lõppkokkuvõttes kõikidele neile, kes julgevad nuriseda kindlate käte vastu. Meie seisame raudselt sõnavabaduse kaitsel. Me seisame ka vaktsineerimisvabaduse kaitsel. Vaktsineerimisvabadus ei ole ebateaduslik arstide vastasus, ei ole vaktsiini vastasus. See ongi see, mida sõna ütleb. Vabadus ise otsustada. Seda on jalge alla trambitud mitte ainult Eestis, vaid terves maailmas 2 aastat järjest. Me ei lase sellel jätkuda ja me hoolitseme selle eest, et need inimesed, kes on teinud liiga, neile, kes ei olnud nõus ennast allutama valitsuse survele, nende inimeste eest pannakse maksma õiglus. Me tahame rahvale võimu tagasi anda. Rohkem võimu valijatele. Selleks tuleb ära teha 2 asja. Presidendi otsevalimine ja rahvaalgatuste algatamise õigus. Need on 2 asja, mis aitavad juurida välja korruptsiooni, parteide omavoli, ametnike omavoli. Presidendi otsevalimised ja rahvahääletuse algatamise õigus. Teeme ära, kui teie toetate meid. Ma tean küll, mida paljud ütlevad, aga Martin, meil on ju e-valimised. Ma ütlen, mida me teeme. Me lähme valima. Me lähme valima nii paljukesi, et nad ei saa seda ära võltsida. Ja siis me võtame need e-valimised ette. E-valimised ei saa toimuda muidu, kui on läbi viidud rahvusvaheline sõltumatu kontroll, mis kinnitab meile kõigile, et nad on ausad, nad on läbipaistvad, nad on kontrollitavad, nad on jälgitavad. Mitte ühelegi neist tingimustest nad praegu ei vasta. Meie nõuame, et kuni ei ole e-valimised tehtud, jälgitavaks ja kontrollitavaks, tuleb nendega lõpetada. Ma tulen tagasi majandusteema juurde. Eelmise 2 aasta jooksul on Eesti inflatsioon olnud 31%. Kui teil, nagu keskmisel Reformierakonna valijaks, oli arvel 1 000 000 eurot aastal 2020, siis selle 2 aasta jooksul on inflatsioon sellest ära võtnud 300 000. Ma küsin neilt Reformierakonna valijatelt, oli mõnus või? Kas te kavatsete ikka toetada erakonda, kes teid niimoodi röövib? Kas see hääl teie meelest natuke kallis ei ole? Aga mis me miljonäride pärast muretseme? Keskmine pensionär, kes saab 500 eurot kätte, tema käest on 2 aasta jooksul ära võetud 150 eurot ja ma ütlen teile, nendel inimestel on olnud palju valusam selle 150 euro pärast, kui neil, kellelt läks ära 300 000. Me ei saa niimoodi jätkata. Nii need pensionärid kui need miljonärid peavad mõtlema, kas nad tahavad, et neid jätkuvalt röövitakse või nad tahavad kursimuutust. Kui nad tahavad kursimuutust, siis on ainult üks erakond, keda toetada. See on meie erakond. Sest vaadake, ei ole mõtet toetada kõiki neid erakondi, kes on valmis minema Reformierakonnaga koos valitsusse. Me kõik teame, kes nad on. Eesti 200, sotsiaaldemokraadid, aga on läinud ka Keskerakond, on läinud ka Isamaa. Selle jaoks, et toimuks võimuvahetus ja võimule saaksid rahvuslikud jõud, konservatiivsed jõud, eestimeelsed jõud, tulebki anda oma hääl rahvuslikele, konservatiivsetele, eestimeelsetele kandidaatidele. Need on meie erakonna kandidaadid. Andke meile nii tugev mandaat, et sellest ei saa mööda minna ei president ega kõik teised parteid. Sest nendel valimistel ongi täpselt nii. Hääl antakse kas Eesti poolt või Eesti vastu. Need, kes müüvad meid maha Brüsselile, need, kes röövivad meid inflatsiooniga, need, kes ujutavad meie riiki üle immigrantidega, need on Eesti vastu. Neid ei saa toetada. Nii.
Nii ma soovingi, et me siit täna läheksime laiali ja te viiksite igaühele, kes te saate rääkida oma sõprade, tuttavate, sugulaste, töökaaslastega. Tooge meile kõhklejad, veenge ümber need, kes ei ole veel otsustanud. Kutsuge valima inimesed, kes on juba käega löönud. Meie ei ole käega löönud Eestile. Veename teisi ka, et nad ei lööks käega Eestile, sest ainult nii saame me päästa Eesti. Eesti eest!